emotsionaalne intelligentsus ja pehmed oskused muutuvad tähtsamaks kui professionaalsed teadmised ja kuidas neid arendada. See on see, millest me räägime nüüd ja mul on hea meel, et minuga on siin Alar Ojastu. Alar on, ütleks, üks suurepärane Eesti koolitaja, kui sa veel ei tea. Ma usun, et sa juhina oled võib-olla ka tema koolitustest osa saanud ja oma ettevõttest tellinud, aga samamoodi ka ratsionaalne, emotsionaalsus raamatu kirjutanud ja aitäh, et sa olid valmis ka Õnne Foorumile oma panuse andma. Et kui kohe nagu teemasse hüpates, et siis see emotsionaalne intelligentsus on selline huvitav sõnapaar ja et kuidas sina näed, mis see siis endast tegelikult nagu kujutab? Emotsionaalne intelligentsus on klassikalises käsitluses läheb sellisesse inimese oskusesse eristada oma emotsioone. Ja stressi juhtimisel on see ülioluline, sellepärast, et kui ma ei oska aru saada, mida ma tunnen, siis ma ei oska ka aru saada, et mul on stress. Sest stressi märkamise aluseks on üldse eristamine enda sees toimuvast seisundist. Ja juhina on see ülioluline, sellepärast, et kui mul ei ole huvi emotsioonide vastu, mis on minu sees, siis mul on väga keeruline tunda huvi ka emotsioonide vastu teistes inimestes. Ja selles mõttes emotsionaalne intelligentsus ongi miski nagu justkui ühtepidi taipamine, et ma tunnen enamat kui kaks tunnet, et hästi või halvasti. Et hästi koosneb nagu erinevatest tunnetest, nagu ma olen nagu ülevoolavalt õnnelik või ma olen nagu motiveeritud või ma olen entusiastlik või ma olen põnevil, uudishimulik ja negatiivsed tunded või see tunnete list on oluliselt suurem loomulikult ja negatiivsed tunded, kas ma olen kurb või ma olen nagu rahulolematu või ma olen igatsuses või ma olen nagu segaduses. Ja need tunded on hästi olulised, sest kui ma saan aru, mida ma tunnen ja oskan seda ka välja öelda, siis tekib kaks tasandit. Üks on see, et ma näen ka sees, mida sina tunned ja oskan seda nagu aimata, kus sa oled enda sees. Pluss mul tekib nagu võime rääkida tunnetest, see on järgmine tasand siin. Ja kui mul tekib võime rääkida tunnetest, siis mul tekib ka võime aja jooksul selle teemaga tegeledes olla rohkem koos enda sees olevate intensiivsete tunnetega, mis on näiteks keerulised. Sest ma saan aru, et kui ma neid tundeid nimetan, siis mul tekib tundest pisut eraldus, siis mul tekib ruumi, et seda tunnet rohkem kogeda. Ja samas tekib ka mul intensiivsete tunnete kontekstis neid kogedes jääb mulle säilibus võimekus näiteks avalikult esinedes või koosolekul sõna võttes või teiste inimeste ees rääkides. Mul emotsionaalse intelligentsuses alla läheb ka nagu väljendumine, et mu jutus oleks ka emotsioon, et mingid mõtted tuleks paremini esile ja ma suudaks ka võib-olla publikut kaasata teistmoodi. Et see on selline nagu just kui oma intelligentsuse, kui ma muidu lihtsalt räägin numbritest, faktidest ja sisust, selle oma intelligentsusele nagu jõu boosti, nagu filmile paned soundtracki taha, selle nagu kasutusse võtt. Niisugune selgitus. Väga põnev. See emotsionaalne intelligentsus, et see nagu, ma saan aru, et paljud inimesed nagu ei kasuta seda nagu tegelikult väga nagu teadlikult, on ju, et nad nagu tulevad need emotsioonid, mis tulevad ja kuidagi nagu on ju, kas seal on oluline nagu kuidagi nagu teadlikult läheneda sellele ja nii-öelda kuidagi sellega nagu siis teha tööd nii-öelda enda osas, et nagu sa ütlesid, on ju, et ka saada inimestega paremat kontakti, on ju, et kui oluline on see nii-öelda selline teadlik töö selle emotsionaalse intelligentsusega ja siis sealt edasi nagu, et kuidas see nagu väljenduks või kuidas seda tööd teha endaga. Sa just mõtled endaga, eks ju, mida inimene ise teeb. Ma arvan, see on ülioluline, aga see nõuab teatud valmisolekut, sest emotsionaalse intelligentsuse arendamisel on nagu just, kui ütleme, kui ma räägin indiviidi tasandist, mitte organisatsioonist, kui ma seda hetkel küsin, siis indiviidi tasandil on kaks kihti. Üks on see, kust kõik algab. See, et ma üldse hakkan teadvustama, et see, kuidas mina inimesena olen, see omab mõju sellele keskkonnale ja teistele inimestele selles ruumis. Kõik inimesed suudavad samastada sellega, et neil on nagu tööpäeva algus ja kolleeg tuleb tööle ja sa juba saad aru, et midagi on nagu natuke on nagu pinge on õhus, sa ei saa aru, kas sa saad nagu nalielam ei tööta või ma ei saa kuidagi, ma ei tea, kas ma võin kõigest rääkida või mingi imelik energia on vahel meie kõigiga kaasas. Ja see ongi see vastutuse võtt, et ma ei käi töö juures lihtsalt kui minu keha, kes teeb seal liigutusi ja oskab minu oskused, vaid ma tulen tervikuna ja viis, kuidas ma räägin, kuidas ma ennast väljendan, see mõjutab inimesi minu ümber. See nagu kas võimendab
või tekitab võimetust. Ja seetõttu see on esimene tasand emotsionaalse intelligentsuse arengul on tähelepanu, kas minu olemasolu kollektiivis või teiste inimestega, kas see pigem mõjub tõstvalt või langetavalt. Ja tõesti juba nagu huvi tundmine, et kuidas see, mida ma räägin, see, millistele teemadele ma tähelepanu viin, kas see tekitab hirmu ja abitust või see tekitab minu ümber nagu põnevust ja motiveeritust. Et kas ma olen nagu probleemile orienteeritud või lahendusele orienteeritud, et see on just oskus hoida ruumis positiivset atmosfääri. See on esimene tasand, sest me mõistame, et vaata, miks see kõik on oluline, ongi see, et emotsionaalne intelligentsus on otseselt seotud sinu teise intelligentsuse kasutuse võimaliku olemisena. Kui inimene on negatiivne, siis tema mõtlemine ei ole selge. Negatiivne on emotsionaalne seisund. Kui inimene on positiivne, siis tema mõtlemine on laiem, ta näeb nagu rohkem lahendusi. Et seetõttu see on esimene, et ma hakkan nagu mõistma, et läbi positiivsuse, mitte probleemide allasurumise, aga nagu üleüldiselt oletame, kui on neutraalne olukord, et ma hoian head õhkkonda, vastutan selle eest. Ma hiljuti käisin ühes Eesti suur meediaettevõtte kontoris ühte podcasti salvestamas, liikusin mööda koridori, ajakirjanikud ümberringi on ju, seina peal on kõik väärtused, kuidas me oleme siin vastutavad ja nii edasi. Ja siis kõnnin mööda koridori ja mulle tuleb vastu 2 inimest, minu jaoks võõrad, nad olid seal ajakirjanikuna tööl ilmselt. Ja ikka koridori inimesed tuleb vastu, ma ütlen tere, naeratan, see tundub nii elementaarne, kui inimesel otsa vaata. Ja nii imelik oli kogeda, kus inimene vaatas mulle lihtsalt otsa külmalt ja lihtsalt nagu kõndis mööda. Ja teine käitus samamoodi. Ja siis ma tundsin, kuidas see üldse võimalik on, et keegi ütleb sulle tere, vaatab sulle silma sisse ja sa siis selle niimoodi tuimestad enda sees ära, et sa kuidagi ei küsi, kas me tunneme, kui sul on veider, vaid sa lihtsalt ignoreerid seda. Ja see on märk hästi madalast emotsionaalsest intelligentsusest, et sinu olemine mõjutab ruumi negatiivselt. Ja siis see teine tasand on siis nagu, ütleme, samm 2 emotsionaalse intelligentsuse arengus on see, et ma hakkan reaalselt nagu tundma huvi oma negatiivsete emotsioonide vastu. Hakkan uudishimuga jälgima endas neid kogemusi, mis on valusad ja vastikud ja mida ma ei tahaks tunnetada. Ja õpin toime tulema nendega, sest vaata, siit tulebki see stressi juhtimise komponent mängu. Stress koosneb negatiivsetest emotsioonidest. Ja üldiselt meie nagu tavaline reaktsioon stressile on otsida tegevusi, mis maandaksid stressi, mis üldiselt mõjuvad pikas perspektiivis probleeme lahendamata. Ma põgenen millegi eest. Seega kui sa küsid, kas valmisolek on olemas, siis ma ütlen, et väga paljudel inimestel ei ole, sellepärast, et kas ei ole aega ja miks, no tundub, et seni kuni saab kergemalt, nagu mulle tundub, inimene toimub, seni kuni saab kergemalt, kui mul ei ole nagu piisavalt valus, siis ma ei viitsi teatud asjadega tegeleda, sest piisavalt on millega tegeleda. Aga kui elu ikkagi korduvalt paneb meid sellisesse olukorda, kus ma saan aru, et sellise varustusega, mis mul täna on, ma jään mingites suhtlemissituatsioonides hätta, siis tekib inimestel avatus nagu otsida midagi elamat. Või siis, kus on organisatsioonis juba tekkinud emotsionaalse intelligentsuse alge, et seal juba inimesed nagu huvituvad suhetest ja hea õhkkonna loomisest ja näevad selle võimsust talendi hoidmisel või hea tööandja kuvandi loomisel, siis sellisel juhul nagu on juhtidel tavaliselt nagu suurem nagu huvi seda teemat uurida. Kuidas sa tõid ka nagu näite, kus ütled tere kellelegi ja sulle ei tule sealt midagi vastu, aga kuidas sa kirjeldaksid ettevõtet, kus selline emotsionaalne intelligentsus on nagu hästi arenenud või hästi nii-öelda edasi viidud niimoodi sellisel tasemel, et on, võib öelda, et seal on sellega hästi? Võib-olla siis prooviksin tuua, tuleb kohe 2 näidet. Üks on siis Tallinnas olev restoran Rataskaevu 16, mis on olnud nüüd juba 9 aastat järjest Tallinna TripAdvisori number 1 restoran. Ja mitte nagu toidu järgi, toidu hinnang on 4,5 seal TripAdvisoris 5, aga teenindus on 5. Ehk siis järelikult, see on nagu näide sellest, et inimesed valivad number 1 restoraniks mitte toidu järgi, me eeldaks, aga mingisuguse muu asja järgi, tunne, mis neil tekib seal restoranis. Toit loob ühe tunde, aga me oleme tavaliselt restoranis kauem, kui lihtsalt söön toidu ära, lähen ära. See on see üleüldine kogemus, mis mul tekib. Nüüd see üleüldisele kogemusele annab väga palju juurde. See kogemus hakkab pihta uksest sisse tulles, kuidas mind vastu võetaks. Ehk siis nagu teenindav personal peab olema treenitud selles arusaamises, et see, kuidas me inimese vastu võtame, see loob inimesest seisundi, mille pealt ta kogu ülejäänud õhtut tajub. Kui see vastuvõtta on positiivne, inimene häälestub nagu rahakott läheb nii-öelda rohkem lahti, rohkem on avatust kuulata, mida sulle soovitatakse ja nii edasi. Ja see on nagu see näide, kus siis emotsionaalne intelligentsus on
hästi rakendunud nagu äris, eks ju. Teine variant oleks siis mõlemad on minu koostööpartnerid, nii Rataskaevu kui ka LHV, et nagu kui ma hästi oluline on see, näiteks LHV, miks on ka hea näide, nad on olnud, kui ma nendega koostööd alustasin, siis ma ütlesin neile, et minu jaoks on kõige olulisem, et minu koostööpartnerid saaksid oma sektori parimaks tööandjaks, sellepärast, et parim tööandja tõmbab turult parima talendi ja talendiga me tõmbame tulemusi. Täna on LHV Eesti number 1 pank ja Eesti parim tööandja pangandussektoris ja klientide number 1 eelistatum valik. Ja mis nad teevad, on see, et mis selle emotsionaalse intelligentsuse juures on hästi oluline, et süsteemselt räägivad oma inimestega, neil on huvi arus mõõta oma töötajate emotsioone. Neil on kasutusel siis tööriist nimega Q12, mille fookus on see, et juht saaks mõõta nagu pulssi, kus minu tiim parasjagu on, eks ju. Ja siis ma saan tiimi liikmetega rääkida, et sellest infost tuginedes, et kuule, ma märkan, et sul on mure nende töövahenditega ja mingi info ei liigu. Ja kui ma pööran sellele tähelepanu, sa saad oma mured ära rääkida, siis taskus sul ei ole, sul on nagu nii pingeline muutused, COVID, kõik värk, mis toimub, on ju. Aga sul tekib nagu see pinge läheb ära, et sul veel mingi suvaline asi häirib siin, mingisugune arvutihiir. Et see on juba nagu lihtsalt nagu veel üks näide sellest, et osasi juhte ei huvita see. Mul oli nagu hiljuti niisugune näide, et ühte ettevõttesse tuli tööle uus inimene programmeerijaks. 2 kuud varem oli eelmine programmeerija, kes ära läks, oli saanud uue hiire. Siis ta tuleb sinna ettevõttesse, see uus töötaja on ju, ja siis tal antakse selle eelmise inimese hiir on ju, mis oli 2 kuud vana. Nüüd see uus töötaja ütleb, et tead, no tegelikult nagu ma olen harjunud oma tööd tegema pisut teistmoodi, et see hiir nagu ei toimi, mul oleks vaja teist hiirt. Ja nüüd ongi nagu valik, nagu, kuidas siis juht reageerib. Üks konkreetne näide, kus see lugu pärineb, juht reageerib halvasti ja ütleb siis, et ei, aga see on 2 kuud vana hiir, see on kasutamata hiir, mis mõttes sulle ei sobi nagu, sa hakkama nagu. Teine variant, ma suhtun ülitõsiselt, et sul on unikaalne käekiri, kuidas sa oma tulemusi saavutad. Ma olen huvitatud, nagu, et sina saaks oma tööd hästi teha, et ma ei tekita lisapinget sellesse, et ma ütlen sulle juhina, mida sina vajad, et tööd teha, sest ma justkui olen sinust targem, vaid ma tõesti suhtun tõsiselt oma inimeste vajadustesse, sest see, kuidas neil läheb, mõjutab seda, kuidas nad mõtlevad ja toimivad. Et ise aitad nagu oma töötajatele elu lihtsamaks teha nendele on ju, ja seetõttu nemad on ju panustavad ka rohkem. On ju. Et väga põnev, et kui nüüd tekib see küsimus, et aga me nüüd tahame ka oma ettevõttes seda kuidagi rohkem sisse tuua, seda emotsionaalse intelligentsuse teemat ja kuidagi seda aidata inimestel selles nagu paremaks saada, siis mis võiks olla niisugused esimesed sammud, et nagu see liikuma hakkaks, sest et ma arvan, et see on jälle nagu, kui juhina inimesed vaatavad täna, on ju, sa võib-olla ka vaatad, et kõlab toredalt, on ju, aga mis ma siis teen? Mina alustaks niimoodi, et nagu ma räägin sellest, mida mina teen ettevõtetega puht sellepärast, et see on see, kus ma näen praegu, et ma olen 10 aastat ettevõtetega töötanud, kus on avatus. Vaata, et siin ongi nagu on teatud teemad, kuhu veel avatust liiga palju ei ole, seesama, et õpetada inimestele, kuidas negatiivsete emotsioonidega toime tulla. Seda avatust ma liiga palju veel ei näe, sest see nõuab tõesti tööd, niisugust endaga. Aga kus ma näen suurt avatust on see minu klientidel, et juhid otsivad nagu töövahendeid, et millega kaardistada siis meie siseatmosfääri, et tavaliselt mõõdetakse kliendi rahulolu, aga kuidas me saaksime mõõta ka oma töötaja rahulolu. Ja rahulolu on vaata emotsioon, eks ju, mis tunne on meie juures töötada. Ja see tunne on nagu võti äris, sellepärast, et minu uuringud peamiselt baseeruvad maailma suurima uuringute organisatsiooni Gallup uuringutel, millest ma kirjutan ka oma raamatus Ratsionaalne emotsionaalsus. Ja Gallup ütleb, et nagu äritulemuste aluseks on see siis kasum või kliendi rahulolu või efektiivsus või madal kaadrivoolavus, on organisatsioonid töötava personali pühendumus. Inglise keeles on sõna engagement. Engagement, vaata, tähendab, tuleb sõnast engagement ring, on ju. Vaata, engagement, see on hästi oluline sõna originaalis, sest engage, kui sa kedagi endale naiseks palud või tänapäeval ilmselt ka meheks, aga kui sa kedagi endale palud kaaslaseks või ütled jaa, siis sa oled teatud emotsionaalses seisundis. Sul on ikkagi nagu väga tugev usk sellesse ühisesse tulevikku selle inimesega. Sa oled teinud otsuse teised variandid kõrvale panna ja pühenduda sellele suhtele. Ja see engagement, personali pühendus tähendabki seesama, et milline on minu tunne seoses selle tööandjaga. Et mida rohkem ma olen engaged, seda kihlatum ma olen, eks seda rohkem ma surun teised variandid kõrvale, pühendun siia, isegi on raske, ma nagu tegutsen ja mul on teatud õhin, see ei ole neutraalne, see ei ole nagu koos elu suhtes, kus lihtsalt eksisteeritakse, vaid see on reaalne nagu koos loome.
ja huvitav on see, et enamik, Gallup ka näitab, et enamik töötajatel on esimesed 6 kuud pühendumine hästi kõrge ja siis peale 6 kuud hakkab pühendumine järsult kukkuma. Ja see on vaata kui huvitav, et mis siis 6 kuud on erinev. 6 kuud on erinev see, et enamasti 6 esimest kuud juht pöörab oma alluvale hullult palju tähelepanu. See sõna juba hullult kõlab nagu kuidagi naljakalt siin, aga ta vähemalt iga päev uurib, kuidas sul läheb, kas ma saan sind kuidagi toetada ja tekib selline kihvt koostöötunne. Ja siit ongi nagu vihje juhtidele, sest näiteks me teame ka, et töötajatele on vaja anda tagasisidet, on ju. Aga ometi ainult umbes 14% inimesi ütleb, et juhilt saadav tagasiside motiveerib neid tegema paremat tööd. Et tundub nagu, et see tagasiside, mis juhilt tuleb, ei jõua nagu kohale. Ja siin ongi, mis siis on uuritud, et aga milline see nagu ideaalne tagasiside siis on, et mis see siis oleks see, et talle see kohale jõuaks. Point ei olegi ideaalses tagasisides. Point on tagasiside sageduses. Et väga paljud juhid räägivad oma inimestega korra aastas põhimõtteliselt. Uuringud näitavad, see peaks korra nädalas vähemalt rääkima oma inimesega. Ehk see tagasiside sagedus on olulisem kui see tagasiside mingi kvaliteet. Mida sagedasemini ma oma inimesega istun, seda rohkem olen kursis, seda rohkem see inimene tunneb, et ma hoolin temast, seda rohkem ta saab oma mured õigel ajal ära rääkida, seda rohkem ta saab peegeldust oma tehtud tööle, ta teab, kas ta on õigel rajal. Ehk mida rohkem ma inimesega suhtlen, seda rohkem tekib tunnet, et me oleme koos midagi loomas. Ja see rahuldab ära Maslow keskmise vajaduse, mis on see lisaks bioloogiale ja turvalisusele on see kuulumise tunne. Ja vaata, esimene 6 kuud inimene saabki hästi palju tagasisidet. Ja siis võib-olla ta tuli kuskilt teisest firmast siia tööle, kus siis ta oli ka tööl olnud kauem kui 6 kuud. Ja see oli muutunud inimese jaoks, nagu paljud inimesed ütlevad oma töö kohta, just another job. Et nagu lihtsalt mingi töö. Ehk see on nagu lihtsalt järgmine suhe, kus see kirg on ära kadunud. Ja siis ta tunneb, ta jõuab sinna uude ettevõttesse. Tal tekib, mitte see töö ei ole äge, tal tekib selle juhiga nii äge nagu koosloome tunne. Me kõik naudime seda koosloome tunnet. Ja kui see taustalt ära kaob, siis inimese töö tulemust hakkab kukkuma, mitte seepärast tal see töö enam ei meeldi, vaid mis muutub, on see ühiselt loodav emotsioon, mida ma kellegiga koos, millegile, mis meil on mõlemale tähtis, sellest teemast rääkides, sellest teemal tegutsedes saan. Nagu spordis, väga hea sportlane, tal on kõrval treener, need koos loovad. Kui treener ära läheks, see on nagu suur tükk puudu. See on see emotsionaalne side. Me jõuame taaskord sinna, et nagu kõige olulisem asi, millest alustada, kas sa räägid oma inimestega, kas sa vestled nendega süsteemselt. Nüüd järgmine takistus on siin see, et paljud juhid ei tea, millest ma peaksin rääkima nendega. Et nagu, mis teemal. Ja siit ongi nagu, et tasub võtta kasutusele erinevad, ma kirjutan ka sellest raamatust, aga kasuta erinevad vestluse mallid. Et ma räägin ikkagi inimesega teemadest, mis on talle olulised. Et nagu netist võib keegi guugeldada sellist tööriista nagu Q12, et seal on need küsimused, mille ümber inimese pühendumus nagu tiirleb. Ja kui inimestel on nendele küsimustele kõrge vastus, siis sa tead juhina, et sa 5 palli skaalas vastatuna, et sa oled loonud töökoha, mis motiveerib, mis arendab, mis tõmbab uusi talente ligi ja mis takistab teistel ära minna. Ja see ongi nagu, et sa pead aru saama, et kas sinu inimesed tunnevad, et neil on olemas selge fookus, kas neil on töövahendid, kas nad saavad teha seda, mis neil tegelikult nagu jõudu annab, kas nad saavad piisavalt tunnustust, kas neist hoolitakse kui inimestest, kas nende arvamus on oluline. Et siin on päris palju, mida on vaja teha ja võib-olla niimoodi nagu lihtsalt sisse hüpata, kuskilt pihta hakata võibki olla keeruline. Aga kui neid vihjeid, mis ma olen juba nimetanud mööda seda leivapurukeste rada minema hakata, siis just teist tuleb kindlasti kasulik välja. See on väga põnev seos just nagu suhtega, et see selline nagu, et on see armumisfaas saab läbi ja mis edasi, et siis kas sa oled nagu, kas see nii-öelda suhe jätkub edasi või nii-öelda see töötaja hakkab piltlikult järgmist kaaslast otsima järgmise tööandja näol. Et see nagu kõlab nagu hästi läbi või kuidagi tundub, et see nagu, sellega on lihtne nagu samastuda ja aru saada. Ja tegelikult nagu siia juurde teine osa sellest, mis sa tõid ka välja, et kui sa nagu räägid oma töötajaga, et need oleks nagu teemad, mis talle korda lähevad. Et see on minust nagu tegelikult nii nagu selline asi, mida nagu mulle tundub tihti alahinnatakse. Ja see puudutab nii nagu seda üldse, kuidas me informatsiooni ka vastu võtame. Et meie aju tegelikult nii-öelda nagu ta loob seoseid nende seoste peale, mis sul juba on.
ja tegelikult sellega on ka, et kui sa lähed kellelegi rääkima teemast, mis talle üldse korda ei lähe, siis esiteks ta ei saa sellest aru, teiseks tal on jumala suva sellest, aga kui sa lähed talle midagi olulist, mis näiteks ettevõtte jaoks oluline edasi andma ja lood talle kõigepealt seose millegiga, mis talle on arusaadav, siis talle jõuab ka see kohale. Et mul lihtsalt endal tulid ka mõned mõtisklused sellest, aga kui nüüd rääkida veel sellest, et kas kuidagi saab nagu mõõta seda, et sa ütled, et nagu see tunne on ju, et kuidas inimene tunneb ennast seal ettevõttes, aga kas sellel on kuidagi võimalik mingisugused mõõdikud panna ja seda nagu ka reaalselt nagu vaadata, et okei, täna me oleme siin kohas on ju ja nüüd me oleme siin pool aastat erinevaid asju rakendanud on ju, juht on hakanud aktiivsemalt selle inimesega kuidagi kontakti looma, et kas siis saab kuidagi millegagi mõõta nüüd, et see on märkimisväärselt see tõus on või oleme samas kohas või läinud veel hullemaks. No, mina kasutan oma koolitustel ja klientidega töötades sellist tööriista nagu Q12, mis mõõdabki siis töötajate emotsionaalset kaasatust, seda kihlatuse tunnet ettevõttega. Et ongi niisugust 3 kategooriat, on siis nii-öelda need engaged ehk kihlatud ehk eesti keeles siis pühendunud inimesed, keda iseloomustab sihuke põlemine. Et isegi kui neil on raske, siis nad reaalselt hoolivad tulemustest, hoolivad kolleegidest, huvitab nagu, et ettevõte läheks hästi, neil on huvi. Siis teine grupp inimesi on siuksed mitte pühendunud, kellel see põlemine on ära kadunud. Neid on kõige raskem eristada, seepärast nad ei ole vaenulikud ega häirivad. Nad võivad isegi olla jumala toredad kolleegid, aga neist on ära kadunud see kirg selle töö vastu. Nad lihtsalt käivad tööl, teevad seal oma liigutusi, oma toimetusi, aga see panus on kadunud ära, sest see jõud on sealt tagant ära. Enamik inimesed, kes on kunagi töökohta vahetanud, teavad seda tunnet. Et sa ikka ju hoiad oma suhteid, aga see ei ole enam see, milles alguses. Ja siis on reaalne, viimane kõik on niisugused aktiivselt vastu töötavad, kes juba on vaenulikud, teevad kahju ettevõttele, ettevõtte siseselt ja väliselt. Ja siis Q12 aitab kaardistada, kuhu minu tiimis olevad inimesed on langenud. Hästi oluline on teada, et ei ole ettevõtte pühendumus, sellepärast, et ettevõttes on erinevad osakonnad tavaliselt ja igas osakonnas, kus on oma juht, on oma tiimi tunnetus, et see on tiimi pühendumus. Sul on oma sinul on oma feeling, mul on oma feeling, kuigi ma olen samas firmas, aga kui meil on oma inimesed, ikkagi sealt tekib siuke, meie suhted ju kokkuvõttes loovad selle tunde. Ja see on siuke peamine viis, kuidas on võimalik seda väga nagu teaduspõhiselt mõõta. Q12 küsimust on testitud 27 miljoni töötaja peal 195 riigis. Et see on maailma kõige enim ära testitud sisekliendi rahulolu küsimustik, ehk mis mõõdabki just tunnet, mis meie ettevõttes inimestel töötades on. Aga nii, et selle kasutuselevõtt nagu võiks olla hea niisugune samm, millest pihta hakata. Ja kindlasti. Mis see, kui veel nüüd mõelda selle emotsionaalse intelligentsuse teemale, et kuna meil ei ole nagu väga pikk vestlus täna, siis mis on selline asi, mis sa nagu tunned, et nagu võt sellest peaks kindlasti veel juhid teadma selle teemaga seonduvalt. Et see on nagu midagi sellist, mida nagu või on sul mingisugune niisugune viimase aja avastus veel või midagi, mis nagu tundub, et nagu võt see on asi, mida nagu igal juhul iga juht nagu peaks teadma? 2 asja, üks on niisugune nagu numbriline, et kui oluline esiteks see teema on nagu rahas, et Gallup, mida ma enne mainisin, see maailma üks suurimaid uuringute organisatsioon on, siis ta võttis vaatluse alla 49 börsiettevõtet ja tahtis näha, et kuidas mõjutab siis töötajate pühendumuseks see tunne, mis neil on selle juhi juures töötada või selles organisatsioonis töötada, ettevõtte puhaskasumit aktsia kohta ehk earnings per share. Ja nad võtsid vaatluse alla siis nagu 2008 kuni 2012 perioodi. Ja mida nad avastasid, oli et need organisatsioonid, kus oli kõrgem rahulolu, taastusid siis sellest majanduskriisist kiiremini kui konkurendid. Ja mille nad numbriliselt siis avastasid? Nad avastasid, et tiimid või ettevõtted, kus oli keskmiselt 9,3 pühendunud, ehk selle kõrge feelinguga emotsionaalse tunnetusega ja heaoluga töötajad iga aktiivselt vastu tööta vastu, kes nii-öelda töötas tiimile vastu, nende puhaskasumaksja kohta oli konkurentidega võrreldes siis sellel 3-aastasel perioodil 2008 kuni 2012 ja 3-aastasel perioodil oli 147% kõrgem. Samas tiimid, kus oli 3 pühendunud töötajat iga aktiivselt vastu töötaja kohta, neil oli samal perioodil
puhas kasum aktsia kohta 2% väiksem, -2% kui nagu konkurentidel. Ehk vaata, kui huvitav, et kui meil on 9 inimest pühendunud ja 1 on vastu, siis me teeme konkurentidele 147% ära. Aga kui võimas on negatiivsuse jõud, et sul võib 3 inimest, kes on ülifanaatikud, ülipühendunud kliendi rahulolule, pühendunud tiimi vaimu hoidmisele, eks siin võiks 3 inimest, eks ju, panna. Sorry, et ma sinu peal näitan, aga siis oleks see 1, kes istub eraldi, eks oletame, et see 3, et see 1 tõmbab 3 panuse miinusesse. Ja siit tuleb minu nii selgelt välja, kui tähtis on see, et me, ja kusjuures kõige olulisem, mida Gallup on avastanud, 70% sellest, kuidas inimesed tunnevad, kui pühendanud nad on, sõltub otsesest juhist. Seega, see on ikka päris karm, kui ma ei suuda luua emotsionaalselt sellist kliimat, kus inimesed tunneks ennast väga hästi, kui palju see mõjutab joonealust numbrit. Ehk see on süke nagu, sa küsisid, mingi küsimus, seal oli mingi muu mõte mul veel, see läks mul praegu. Sul oli 2 asja, mis sa tahtsid teha. Mis on see, et mida iga juht selle emotsionaalse intelligentsuse teemal peaks kindlasti teadma, et kas on mingisuguseid viimase avastusi, mille peale sa oled jõudnud? Ma ei saa seda teist asja praegu kätte, see läks praegu libises nagu ära. Aha, no aga siis tuleb tagasi, siis kui peab. aga see on ka ju väga... Et kui numbrid ka näitavad, on ju nagu taha, et see on tihtilugu ka ju tegelikult juhtidel ikkagist küsimus, et nagu tore me räägime nendest pehmetest teemadest, on ju, aga show me the numbers, on ju, näita mulle numbrites ka, on ju. Ja... tuligi meelde, show me the numbers, on ju. Ma ei tea, kas see oli see, mida ma tegelikult mõtlesin, aga mingi muu asi tuli meelde selle numbersitega seoses. Näiteks, kui rääkida pehmest teemast, on ju, ja pühendumusest veel kord, ja kuna pühendumus on seotud, siis me just rääkisime, eks ju, äritulemustega, eks ju, et kus on kõrge pühendumus, see oli 147% suurem puhas kasumaksja kohta ja börsiettevõtetel ja masust kiirem taastumine, on ju. Nüüdke teema nagu sõprus. Paljud peavad seda nagu väga pehmeks teemaks ja ei oska nagu ettevõtlusega seda siduda. Ometi Gallupi uuringud näitavad, et umbes 30% inimestest on tema samas tiimis või samas ettevõttes töötab ka üks väga-väga hea sõber või isegi üks parimaid sõpru. Ja need inimesed, kes töötavad ettevõttes koos inimesega, keda nad peaksid sellel eluetapil üheks oma parimaks sõbraks, see ei tähenda, et see peab olema mingi lapsepõlvesõber, see on lihtsalt nagu, kuna ma olen töö juures inimestega rohkem koos kui oma mõneti tööväliste sõpradega, põhimõtteliselt ma olen kolleegidega iga päev rohkem peaaegu tunde koos, kui ma võib-olla sõbraga on terve aasta peale, on ju. Et siis on imelik, kui meil ei tekiks häid suhteid, siis oleks midagi väga valesti seal tiimis. Aga need inimesed, kellel on töö juures ülikõrged, nagu isegi šanss öelda, et ma olen sõbrad lausa seal, need on 7 korda rohkem pühendunud. Ja seda on olnud üliraske teha juhtidele selgeks, sest osadel neist on tõesti nagu, et töö on töö, mingi eraelu on eraelu. Aga data ei kinnita seda. Ja faktid näitavad, et inimesed, kellel on sõber töö juures, saavad paremat tulemust ja siis juht ütleb, aga mis ma teha saan, et sõber oleks töö juures, ma ei saa ju seda teha, saad küll. Sa saad esiteks 2 asja teha. 1, sa pead nagu vaatama, et sa võtaks tööle inimesed, kes kultuuriliselt sobivad, kes jagavad samusi väärtusi. 2, kas sa üldse lood võimalusi inimestele töövälisel ajal suhelda, et suhtleid saaks tekkida. Ja 3, kas sa üldse tunned huvi, et mida sinu töötajateks tähendab, millist tiimi nad tahaks, mükaks nende silmis ideaalsuhete vorm ja mida nad näevad, et oleks vaja teha, et seda ideaali saavutada. Mitte mingi, võib-olla sul on jah idee, et teeme numbreid ainult, aga võib-olla inimesed tahavad midagi muud, kas me räägime, kokkuvõttes jälle tahandub, kas ma tunnen huvi, mida minu inimesed mõtlevad, sest võib seda kõike kuulda valesti niimoodi, et mine räägi oma inimestega. See on juhtunud osadel juhtidel. Ja siis nad lähevad hakkavad tüütama, seletama, sest neil meeldib rääkida, mida ma selle all silmas pean. Kas sa kuulad oma inimesi ja lood neil võimalusi rääkida ja väljendada? Tihti tegelikult see rääkimine väljendab selles, et sa pigem oled hea kuulaja, kuivõrd nagu rääkija, võib-olla küsid küsimuse on ju, ja siis kuulad. On ju. Saan ma õigesti aru? Just. Et ma tean, et sul on üle tüki aja tulemas ka üks avalik koolitus. Et äkki sa mõne sõnaga räägid sellest ka, et mis sul tulemas on? Jaa, see on maikuus, eelviimasel nädalal, et mu kodulehel alarojastu.com on selle kohta info olemas. See on siis tugevustele tuginev juhtimine, mis just sellele teemale keskendubki, mida me praegu siin räägime. Kusjuures ma teengi seda esimest korda 10 aasta jooksul, lihtsalt nii paljud firmad on küsinud, et kellel ei ole suurt juhtimistiimi, ongi 1, 2, 3 inimest, et kas ma saaks ka tulla õppima seda teemat, et seda oma tiimis rakendada. Ja kokkuvõttes asi taandubki sellele, et on üks uuringute firma Genos, mis on avastanud seda, et siis
emotsionaalne intelligentsus on hetkel, eriti maailmas toimuva tulemusena, nagu hästi järsult langemas, seepärast et juhid on ülekoormatud, stress tekitab nagu emotsionaalse intelligentsuse kasutamise võimaluste vähenemist, sest see on meie ajuga seotud. Et kokkuvõttes on nagu minu fookus sellele, et kuidas sa saaks luua sellise kõige optimaalsema tööseisundi iseendas ja kuidas sa saad luua kõige optimaalsema tööseisundi oma kolleegides, et nende aju oleks online, et nende suhtlusvõimekus oleks online, teiste inimestega ühenduse leidmine oleks online, stressiga toimetuleku võime oleks online, et kuidas me loome võimalikult nagu takistusi vältiva töökeskkonna oma inimestele, kus inimestest saaks tulla välja nende parim ja nad ei oleks pärsitud hirmust ja murest. Kõlab põnevalt, aga ja kui sul on vähegi huvi, siis kasuta kindlasti seda võimalust, et Alari koolitusel minna ja tänasest ka mõtle enda jaoks, et kuidas sina saad hakata oma ettevõttes, oma alluvatega seda emotsionaalse intelligentsuse teemat arendama ja võtta kasutusele näiteks see Q12 ja hakata hindama, kus sa oled täna, kus sa oled oma töötajatega täna ja vaadata siis mõne aja pärast, et kuhu sa oled jõudnud neid teadmisi rakendades. On sul lõpetuseks, Alar, veel midagi selle teema osas öelda? Kuidas kogu see asi kokku võtta veel? Ja ma olen hästi nagu uhke iga selle inimese üle, kes seda teemat üldse nagu vaatab praegu, eks ju, et see juba näitab emotsionaalse intelligentsuse algeid, sest või siis väga kõrget emotsionaalset intelligentsust, sest kui sa seda teemat praegu, kui see sind ei huvitaks, no siis see näiteks, see ei ole sinule, aga et sa juba seda teed, see on minu meelest nagu hästi-hästi oluline samm ja ma arvan, et see raamat, millest mul on esimene peatükk üle 40 lehekülje on internetis tasuta üleval lugeda, et see oleks nagu väga nagu suur samm, et sellesse teemasse kohe nagu sisse suveneda. Aitäh sulle, Alar! Ja, aitäh sulle! Ja aitäh sulle osalemast ja vaatamast ja kindlasti võta siit kaasa need asjad, mida sa teada said, rakenda neid ja kui jääb väheks, kui on rohkem huvi, siis Alaril on olemas sulle lisalahendusi.